Tallinna Art Week algas eile ja minul ongi rõõm tervitada meie stuudios Sandra Orn ja Kadri Uus. Mis on siis selle Tallinna Art Weeki korraldamise idee? Soovime näidata, kui palju head Eesti kaasaegset kunsti meil on ja tuua esile sellised olulisemad sündmused ja tekitada midagi uut. See on siis ürituste sari, kus terve nädala jooksul näidatakse Eesti kaasaegset kunsti, ma saan aru. Täpselt nii. Lisaks on hästi palju avalikke loenguid, arutelusi, et kaasaegse kunsti mõiste saaks laiema arusaamise, et võtame seda kuidagi hästi kitsalt hetkel, et tegelikult on kaasaegne kunst väga lai mõiste. Sinna kuulub meie traditsiooniline kunst, aga samas on ka väga palju uut ja huvitavat. Žanriliselt, milliseid žanre siis see nädal endas omab, et kas seal saab näha ainult kujutavat kunsti või on seal kõik? Ikka kõike, et see ongi selle nädala eesmärk, et tuua siis kunsti tema erinevates žanrites, mis meil on esindatud, need klassikalised kõigile tuntumad maalikunst, graafika, fotograafia, et sellel on ka oma tugev koht, aga lisaks ka sellist performance kunsti, tänavakunsti, kõikvõimalikke žanre ja üks asi selle festivali juures on ka, mis on meile endale hästi tähtis ja ka publikule huvitav, et ongi tekitada sellised kohtumiskohti kunsti ja inimeste vahel, mis võib-olla selliseid ei ole nii väga traditsioonilised, et see meie üks võtmeüritusi, et laupäeval Vabaduse väljaku otsast otsani kunstiga täitmine vabas õhus, et see on selline üsnagi hullumeelne ettevõtmine, et kindlasti ootame arvukalt inimesi uudistama, et kuidas see siis kõik toimub. Veidi sõltute ka ilma armust siis? No, me kaasaegse kunstimaastikul oleme harjunud trutsima igasuguste asjadega ja ka seal ainult tugevad saavad hakkama, et ma arvan, et see Vabaduse väljaku üritus on tõesti selline üritus, kus võiks iga pere osa võtta, et üle Eesti 15 erinevat kunstiorganisatsiooni on tulemas ja näitamas oma kunsti, et väga mitmete erinevate kunstnikega üle Eesti. Kogu see Tallinna Art Week, kas kunstnikud, kelle töid seal näha saab, on põhiliselt Eestist? Põhiliselt, aga meil on näiteks performance festival, mis toimub pühapäeval Noblessneris, kelle 4-6 on välismaised artistid. Ja skulptuurikilomeetriga, et välismaised artiste on ka, aga me tahame, et see kõik oleks ikkagi dialoogis meie oma Eesti kunstiga. No juba sai mainitud, et Vabaduse väljakul laupäeval, Noblessneris pühapäeval. Milliseid toimumiskohti veel on, kuhu inimesed võiksid siis selle nädala jooksul kiigata? Ma arvan, et üks asi, mis on kindlasti hästi põnev, et selline saladuse loor langeb natukene otsapidi sellelt, et mis siis on plaanis Edward van Lõngusel Euroopas korraldada, et meil on au olla ka selles asjas osaline. Olete loonud Eesti kaasaegsele kunstile ka veebiportaali noir.eu, veidi sellest ka räägite televaatajatele? Ikka räägime, et otsapidi tegelikult nii Art Week kui ka teised sellised põnevad projektid, millega me seotud oleme, neid on päris palju, ongi kõik ühendav nimetus ongi see Noir organisatsioonina, et meie veebikeskkonnas on praegusel hetkel juba võimalik tutvuda nii palju kui 200 kunstniku teostega, mida on seal vist üle 2000 ja see on siis ka selline hea võimalus, et kui tundub võib-olla mingil hetkel ilm kole, et siis saab võib-olla ka nagu netis vaadata, et mis sellel kaasaegse kunstimaastikul toimub, et me oleme üritanud sinna koondada sellise üsna esindusliku valiku sellest, et mis siis praegu toimumas on, aga jah, et sellegi poolest, et ikkagi kui Art Week on praegu käimas, et loodame, et ilm on soodne ja inimesed jõuavad sinna ka. Aitäh, Andra ja Kadri, ja ilusat kunstinädalat teile! Aitäh! Ja meie televaatajatele siis teadmiseks, et seesama kunstinädal tuleb ka homses saates jutuks ja Liis teeb sellel teemal pikema loo homsesse suve stuudiosse.